No kui veel aastaid tagasi oli vaata, et praktiliselt igal aiamaal näha selliseid vahvaid tegelasi, siis tänapäeval on tegemist pigem haruldase vaatepildiga. Avasime just suure hernehirmutiste näituse, et meil on siin väljas peaaegu 60 hernehirmutist ja kuidas see asi kõik alguse sai, oli siis niimoodi, et selle aasta varakevadel kuulutasime koos Anu Rauaga välja suure hernehirmutiste konkursi ja selle konkursi tulemusel siis 3 kuu jooksul saabus meile erinevatest Eesti nurkadest 60 hernehirmutise ringis kohale ja seda ka veel, et see ei ole lõppenud see kohale tulek, et terve suve lõpus näitus jääb avatuks augusti lõpuni, saab tegelikult hernehirmutisi juurde tuua, nii et kui keegi tunneb, et tahaks ka lisada, et palun tulge ja tooge, mõelge lugu ka juurde ja paneme need ka siia veel üles. Millised on teie mälestused hernehirmutisega seoses? Oi, need on nii ammused. Ma olin ikka üsna pisikene, kui me tegime lastega koos. Mina elasin väikses maakohas ja siis me tegime ka naabriaedadesse ja tegime neid niisuguseid vanad riided, said kõik kokku korjatud, nii et sealt on need mälestused. See oli ikka vanasti traditsioon. Ja ma arvan küll, tänapäeval pannakse küll neid heliplaate ja asju või midagi, mida ma olen ka ise pannud, aga see on ikka traditsioon muidugi. Tegelikult me isegi mõnikord mängisime, ise tegime seda hernehirmutiseks ennast ja siis me peletasime linde kõike, mida on vähegi peletada selle puhul, eks ole. Muidugi, aga tegelikult pandi ikka toika otsa, pandi ka ikka nihukesed, aga see, kui rikkalikult siin on tehtud need on lihtsalt inimeste fantaasial pole piire. Ja need on niimoodi ikka tehtud, et ega siin ümbruskonnas kägu ka ei kuku, ei julge. Kõik hoiavad kaugemale, kõik linnud tähendab. Ja seda vaadates on tõesti tore see, et nii palju huumorit, järelikult meie rahval on seda rõõmu ikkagi sees palju. Küll. See on imeline. Hernehirmutis on üks oluline olevus, nii nagu meie inimesed on möldrid, on kirjakandjad ja on hernehirmutised olemas. ja need on niimoodi, et nad on väga põllumajandustegelased. Nad aitavad ju saaki kätte saada, sellepärast, et kui tulevad ikka ühed sellised vaenlased suure parvega peale, siis sa võid kaotada oma saagi, aga hernehirmutis võib aidata. Teatakse vist rääkida ka, et ega õige hernehirmutiski pidi olema selline, mis ikka hundid ka metsa hirmutab. No, mina küll usun, sellepärast, et hund kardab valgust ja hund kardab kolinat ja mis siin seda on ju kõike ju küllaga. Väga äge on ja mulle eriti meeldib Viljandi vallavalitsuse hernehirmutis, kes on tegelikult mulgimees, sest osa Viljandi vallast on ka mulgimaa ja kes siis veel paremini neid hernevargaid hirmutaks kui üks mulgimees. No, aga on vajalik sellist näitust, et ega vist tänapäeva noored ei teagi, mis asjad need hernehirmutised on? Ei oska öelda, võib-olla ei tea ka, aga minul vanemal generatsiooni esinejal on siin päris äge ringi vaadata ja oma noorusmeenutusi mõlgutada. Ega mina ei ole tähele pannud, et tänapäeval enam oleks, et pigem pannakse mingisugune CD-plaat kuskile põõsotsa rippuma ja ongi kõik, et keegi niimoodi valmistada sihukest meistritööst enam väga ei viitsi. Jah, mina olen ausalt öeldes ühes kohas, see on nüüd Tartu lähedal, Viljandi-Tartu maantee ääres on üks põld, kus on kas 2 või 3 hernehirmutist üleval, aga tõesti tavalisem on see, et on ka poest ostetud mingid sellist plastikut poolõhupallilised hernehirmutised, aga need siin on ikka palju-palju uhkemad.